Kuule, 6 EFTA, aga saada auhind Anu Saagimilt, no tähendab, mis tunne on? See oli kõige parem tunne. Tegelikult ma olen algusest peale tänase õhtu show'l siin olnud ja ma vaatan neid auhindade üleandjad, kõik tippeni-toppeni, eks ole, aga vaata Anu Saagimit siiamaani ei olnud. Ja ma kohe kuidagi sisimas tundsin, et kui sina lavale tuled, siis võib minna hästi. Tegin, ega sa ei pahandanud, et ma väikese põsemusi tegin? Oh my god, ma oleks oodanud enam. Rohkemat või? Absoluutselt. Nojah, mul naine vaatab, et ma siis ei, No tähendab see outfit ka, eks ju, sa ei pea nüüd moeekspert Tal ei olnud aega vaadata. Aga mind natuke siiski meenutavad nagu trelle, on Anu jah, ja tegelikult mul on siseinfo, et ei olnud väga juhuslik, et sa andsid nagu sellise saate eest Roaldile, sest sul on endal trellide kogemus olemas. Vaata Roaldi nägu nüüd. Päriselt, sa oled vanglas olnud? Ma olen 3 korda vangi pandud. Saad aru? Oota, aga see ei olnud Eestis on ju, kas see oli mingi Soome värk või? Mind on pandud vangi Soomes, siis ma olen olnud Rootsis ja Ameerikas. Issand jumal, milline kriminaal meil siin. Vaat sinuga oleks hea intervjuu. Äkki milline vangla oli kõige parem siis? Tähendab kõige halvem? Kõikides, Rootsis oli kõige parem, Rootsi kardinate taga, aga soomlased on hästi kiuslikud. Kujutad ette, et sind pannakse enne ülekuulamist. Sa ootad kuskil mingis väikeses ruumis, ma toon näite. Ja siis, kui need lihtlabased, järsku ma ütlen halvasti praegu, sest sa oled nüüd ka vangivalvuritega kokku puutunud. Nad ei ole võib-olla halvad inimesed, aga nad on natuke kuidagi ühekordsed inimesed. Ja kiusata noort ilusat tüdrukut. Tead, mis nad tegid, kui ma istusin ühes väikses kinnises ruumis? Nad lihtsalt kustutasid tuled ära ja ma olin täiesti kott pimedas. Ja ma olen lihtsalt kutsutud andma mingit ütelust, aga et sa nagu mängid minuga niimoodi. See oli julm, aga Ameerikas oli täpselt nagu filmis. Siin pannaksegi trellide taha. Seal on vetsupott, mis on ääreni sitajunne ja okset või ma ei tea, kust täis on ju, ta haiseb, ta on ligane, lägane ja siis need valvurid ja siis need teised hääled, mis sealt tuleb. Vaat siis ma nagu lülitasin ennast välja, et see ei ole mina, ma ei ole siin. Siis kui tullakse, öeldakse, sa saad võtta ühe telefonikõne ainult. Ja siis sa ei tea, mis sinuga edasi hakkab juhtuma. Ühesõnaga, ma ei hakka praegu põhjustest rääkima. Ja pärast seda alustasid seaduse kuulekad teed, sest kõigest sai villand. Tegelikult ma tahan öelda seda, et need kogemused on väga õudsad. Tallinna vanglas on ikkagi nagu supertingimused. Need vangivalvurid, need Tallinna vangla töötajad, kellega mina kokku puutusin, täielikult professionaalid. Muuseas, ma tahtsin öelda, et naiste vanglas, Tallinna vanglas, siis naiste osakonnas, väga nunnu, seal on, tead, kes seal on või? Väikesed karvased jänkud. Seda ma olen lugenud. Anu, seal on mingi umbes Juta ja Ants, kelles sa saaksid hoolitseda, juhul, kui sa peaksid veel tahtma vanglasse sattuda. Ma mõtlen, praegu tuli see Rootsi ka meelde, kus sa siin nunnutad hirmsasti. Siis, kui ma seal Rootsi vanglas olin, siis ma tegelikult ei olnud nagu vanglas. Ma olin nagu suvilas või suvekodus. See oli lihtsalt eraldatud suur ala kuskil metsade keskel. Kõigil olid oma majakesed, sul anti arvutid, värgid, särgid. Ja ma ei saanudki aru, et ma tulin nagu sanatooriumisse. Et see oli maailma parim kogemus. Siit on ka aastakümneid juba möödas. Aga sul on olnud Roaldiga reisil, Roald trellide taga, Roald haiglas, ma ei tea, Roald nädal Anu Saagimiga. Aga võib-olla Anul on ju neid ideid nii-öelda varnast. Mida sa tahaksid Roaldiga koos teha? Ma tegin vanglas, ma tegin haiglas, eks ole, kuhu edasi? Vaesekene, mul on sust nii kahju, ma mõtlesin, et siis... Väga põnev oli, ei sul pea kahju olema? Ei, aga see haiglas on nagu õõvastav, ma vaatasin, aga ma ei suuda, ma ei viitsi. Jah, mulle ei meeldi need. Inimesed väga kiitsid? Jaa, super! Absoluutselt, ma lihtsalt ei suuda seda haigla keskkonda taludest, ma olen ka seal palju olnud. Aga see vangla on geniaalne muidugi, aga ma tahan ikkagi vahele torgata. See ei saa olla lõpuni aus, see on ju kõik mängitud. Kõik tahavad ju näidata, et vanglas on ime tore. On mängitud. Sa mõtled vangla kontekst, jah? Vangla poolt, nagu, et me näitame, kui hästi meil kõik on. No mina ütlen küll täiesti puhta südametunnistusega, et see, mis mulle avanes, see ikkagi läks 100% sisse, ehk et selles mõttes tsensuur ei olnud. Tõsi on see, et loomulikult Tallinna vangla, seal on, issand, ma peast 1000 kinnipeetavat, eks ole, see on nii huge kombinaat, seal on erinevate värvidega majad, eks ole, maa all tunnelitega ühendatud, et selge on see, et me
nii-öelda igasse soppi, igasse nurka ei pääsenud. Et see, mis meile nii-öelda kaamera ees nii-öelda tuli, eks ole, see ka eetrisse pääses. Vanglaga oli loomulikult kokkulepe, et me näiteks me seksuaalkurjategijaid, pedofiile me ei võta. Pedofiilid, by the way, Anu, olid kõige edevamad tüübid. Sa kujutad ette, kes sulle vanglast tuleb, tuleb inimene, see on mingi väike prillidega, siuke minust lühem mingi tüüp, eks ole, vanem. Tere, Roald, ma kuulen, et sa teed sarja, ma tahan tulla kindlasti sulle sarja, eks ole. No okei, on ju, panen ta nime kirja, siis eks ole, pärast nagu vaatan tausta, pedofiil. Et ma ei tea, ilmselt see tuleb sellest, et ongi võib-olla keskmisest nii-öelda libekeelsemad tüübid, eks ole. Võt selle kokkuleppe me küll vanglaga tegime, et me ei taha tekitada nii-öelda ohvrites, kes seda saadet teleekraani taga vaatavad, eks ole, lisakannatusi. Et olid mingisugused piirid, mingid punased jooned, kust me üle ei astunud, aga veel kord, et ma küll ei ütle, et meile päitseid oleks pähe pannud. Ja? Aga mina tahaks teha võib-olla mingit sellist saadet, ma olen unistanud, aga see tundub utoopiline muidugi. Ja sa võtad selle maakera ette ja siis lased sellel pöörelda ja siis paned näpu ja sinna te peate minema. Ja siis on mingi punt inimesi, sina, sa oled kõike näinud, kogenud, on ju. Seal on mina, kes ma absoluutselt kardan kõike. Ja Reet Linna. Ja Reet Linna. Yes! Vot see oleks hea saada. Ja see oleks nagu, et mingi väike punt selliseid inimesi seinast seina, kes meil on, Ants Rootslane näiteks. Roald Anu ja Reet Karavanis. Aserbaidžaanis. Sest et ennustaja või nõid peab alati olema ju, kes teab ette, mis juhtuma hakkab. Ants Rootslane ka, eks siis ta ennustab. Ja. Et ühesõnaga nii seinast seina persoonid, kui vähegi sa uskuda võiks ja siis täiesti ja päris ausalt, mitte nii, et et mängime, nagu see on näosaates või kus kurat see on, et mängime, lööme seda rolletti, aga tegelikult me teame ju, mis see mul on tunne, et siit koorub ikkagi uus telesari. Ma järgmisel nädal lähen TV3 programmijuhi juurde ja pitchin. Võtame 6 setta ja edu sulle ja edu ideedega. Lööme kokku ka. Aitäh.